kala olemas. Ma panen nendega. Ma arvan, see on hea. Üks veel siis. Ja saate ka 4 kotti. Ja, suur aitäh. Tänud. Panen ümber jala selle peale. Keegitel kasv. Nüüd see ühene stinger sellele isegi täitsa kena. Välja, kus ma võiks tee pealt ära võtta. Jah. Esimese kala kätte saab, siis ma küll karjun. On see. Lihtsalt see on selle võistluse eripära, et me ei saa nagu tagasi lasta. Nii nagu oli vanasti, traditsioon jätkame seda. Kuigi on enamus võistlustel juba mindid seda teed, et püüa ja vabasta. Aga me jätkame nii, et toome kalad siia kaalutada. Siis augi, jätkame jätkame. Nagu hästi saab. Muidugi. Joppa see. Saingi üle. No nii, nagu mõni võib-olla juba aru on saanud, siis oleme Tori Jõesuu spinningu võistlusele tulnud. Et mina olen 3. korda, aga esimesed 2 korda, mis ma siin käinud olen, mina ei ole kala kunagi saanud. Eerik on esimest korda. Mina saan kala. Eerik kindlasti saab kala, tuleb selle värskusega. Värske lant, värske hingamine. Aga et see on siis nüüd meie esimene augipüügi video ka sellel aastal siis. Parem pole kahjuks jõudnud. Aga et noh, ei tea, kas me täna ka kala saame, aga vähemalt üritaks seda võistluse melu ja võistlust nii palju edasi anda siis läbi kaamera pildi, kui vähegi võimalik on. Aga praegu kõmbime. Mõtlesime, et alguses paneme julgelt pool tundi jalutust, väike matk hommikuks. Ja siis alles lähme jõe äärde, et saab võib-olla püüdmata püügisektorisse vähemalt. Aga ega muud ei olegi. Jalutame praegu sinna edasi ja siis juba jõe äärest vaatame edasi, mis saama hakkab. On nii. Mina on nõus, jah. Näeme siis mõne aja pärast. Või on sul veel mõni tähtis kommentaar lisada? Rahvast on palju. Rahvast on väga palju, jah. Minu arust tundub küll, et viimase 2 aasta jooksul on praegu vist on kõige rohkem. Me oleme mingi 10 minutit kõndinud juba, aga vaikselt hakkab rahvas ära kukkuma selles mõttes. Jah. Varsti juba jõe ääres siis. Jees, davai. Ai, see hakkab vaikselt valusaks minema. Oppa. Stick to the plan. No nii. Uskumatu ikka igal pool on rahvas. Ja ongi, räägin, see on hull värk. Opadi, juba upun.
nii, läks esimene vise. No nii, esimene koht, kuhu tulime, siit me ei saanud praegust midagi. See oli koht, kust nagu alati on kala saadud. Ja praegu ei ole siin midagi, nii et liigume edasi. Noh, kell on 8:25. Tund aega oleme püüdnud. Meil ei ole kala ikka veel. Aga nüüd jälle jalutame natuke pikemalt, et saab siukse väikse värskuse võib-olla ja siis vaatame edasi. Oleks küll jänskeldab. Oi. No vot siis. Ei, ma just minu peas on see, et mida rohkem sa ise vaeva näed, mida raskem sul on, seda tõenäolisem on kalaga saada. On midagi ka või ei ole? Ei, meil ei ole. Jah. Nii, olen vahepeal edasi liikunud. Vahetasin landi ka ära. Vaatame, kuidas siin siis. Praegu oleme veel nulli peal. Enam-vähem tund aega püüdnud. Jaan liigub veel edasi. Eks näe. On siis ka midagi? Poisid seal ühel mingi alaka sai, mul oli ka üks alakas oli küljes, aga see läks ka veel kalda ääres. Ei no mul pole võttagi olnud. Aga ma ei tea, teisel pool kaldas ma olen näinud, et on saadud. On jah? Eelmine aasta oli ka, et seal pool nagu vist tegelikult oli rohkem, või noh, seal saadi rohkem. Okei. No jah. Ma arvan ka. Täiesti lõpp, üleni igine, selg täiesti märg. Panin jälle mingi 20 minti äkki jalutust, et saaks jälle massist natuke eemale. Aga noh,
varsti võiks viskama ka uuesti hakata. Kell on mingi, just vaatasin, 8:42 äkki oli. Võt. Oh sa kurat. Ühesõnaga nüüd me oleme jälle jõhkralt matkanud vahepeal. Tööd on tehtud kõvasti, aga palka ei ole ikka kätte saanud. Loodame, et äkki ikka saab. Oi jumal, seal on veel tüüpe ja täiesti lõpp. Nojah. No nii, siis sai esimese kala ka. Aga Eerikul vist on ka kala. Türa tuli ära. Aga see on kindlalt pisuke. Aga mulle meeldib, mida ma näen. Mulle jah, korraga tuli välja. Oi. Mul oli ka väike. No nii. Nii, panin ka kaamera tööle. Läks just põnevaks. Tulime siia Jaaniga mõlemad esimesed visked ja mõlemal oli kala. Jaanil käis käes ka läbi, mul läks siin samas rohu juures läks ära, aga väiksed, aga ikkagi, et nüüd vähemalt on lootust jälle. Kala olemas, aga saab kätte ka või? Väike poiss on. Nii, Jaanil on kala. Päris ilus vist. Opa. Ma vaatan, kui palju ma saan aidata, kui palju ma kummikud kannatavad. Oi. Anna patsu ka. Yes! See on hästi siin. Alalõuga ilustus on hea tugeva.
no nii. Sain mina ka kuradi võistluse kala kätte ikkagi lõpuks. Klõps või? Üks klõps, jah. Mu telefon teeb muidugi väga halbu pilte, aga... Oi, kui lahe. Väga äge. Pole mingi kala tegelikult ja mitte midagi, Aga peab. aga võistlustel on esimene käes. Või noh, teine, aga mõõdus vähemalt. Opadi! Kuule, aga pauguta veel. Seis on viis praegu meil. Jah. Kuule, aga nüüd on see, et nüüd peab kindlalt kaalumisele ka jõudma. Ma jõudsin juba mingi 6 korda mõelda, et see kala läheb ära. Let's go! Ja tuli ka teine kala. Aga ma ei ole 100% kindel, kas see on mõõdukala. See peab natukene nüüd siin mõõtma. Ja neil on kala. Jõpi! Aga ma ei ole kindel, kas see on mõõdus. Aga ei tea. Toon lindi või see? Mul on, noh. Väga hea, sest meil oli lind. Nagu ma ei saa aru, nagu kõik töötab nii imelikult minu arust, selles mõttes, et 5 korda viskan samasse kohta ja 5. tuleb, vaata. Nagu kus sa eelmised viskad olid? Täpselt. Aga on ju. Nii. Saba on sirge. On seal. Täpselt saba otsa. Jah. Gramm. No ma arvan, ma loen ära ta. Väga nice. Jälle, rist üle või? Ei, ma nagu viskasin nüüd nagu keskele. Aga see, sest et kui sa viskad rist üle, vaat, siis ta enni või tuleb alati samast kohast tagasi nagu sealt. Aga see, ma vaatasin Mapsi korra ja aitab, et nagu tund aega kõndida. Nagu Mapsi järgi. Ma ei kujuta ette, kas me kõnnime ka nii kähku. Sest natuke on juba vatti teinud. Tund aeg on lihtsalt aega tegelikult. Kus see kivi on? No, siin. No nii, mul on nüüd 2 kala käes. 10:26. Vaatasin Mapsist, Maps näitab, et sinna alguspunkti jalutab normaalse tempoga mingi tund. Ja kella 12 algab kaalumine, nii et ega see on ka viimane koht, kus täna püüda saab. Siin peab viskad ära ja siis pakib oma koti kokku ja hakkab jalutama. Ja. No nii, püük on nüüd läbi. Me oleme julgelt 50 minti jalutanud mööda kruusa lihtsalt, et saaks kaalumisele. Aga ega, mis ma siin öelda, saimegi siis, mina sain 2 kala, Erik sai 1 kala. Praegu läheme pimedas kaalumisele. Kõik kalad tulidki siis põhimõtteliselt samast kohast ja kiire vooluga kohtades oli siis nagu kaladena. Meie nagu avastasime selle vähe hilja
et saimegi kõik oma kalad mingi tunni ajas aknases ja viimase tunni aega. Aga noh, tööd on nagu kõvasti tehtud, et mõnus digine kõik. Kahlamispükstes ma ei kujuta ette, kui läbi vetnud siin kõik on. Aga ühesõnaga jah, jõuame sinna kaalumisele ja siis filmime natuke seda autasustamise asja ja värki seal ka, et saab selle võistluse nii-öelda mõnust kokku võtta. Meil on niisama koos. Mul tulid kõik sellega. Mul tuli siin, samasugune siin. Ja sa oled sellega juba varem saanud olnud. Jah. Ma ju kuradi patsaan unustasin söögiautosse endale. Ma ei söönud ma ei ole midagi söönud. Ma ka mitte. Seega panin ainult kellukest kuradi. Ma ei taha, meil oli unlucky, aga see nüüd kohta saab see mitte 3 võtta. Jah. Seda paigu. Kohe on midagi muud. Kaks auge. Jaan-Erik Priske. Kogu tavaari kummi ländid 1000. Ma jagasin laiali neid. 2 kilo 75. Nossa kurat. Ma lõpuks panin, ma mõtlesin, ma proovin, et aju oli nii koos. Ja nii nagu tulemusedki näitasid, siis saadi kalu väga palju ja väga ilusaid kalu. Ja nagu ma juba ennem ütlesin, ma arvan, et härra Hans Soll väärib ühte suurt aplausi. See on ikkagi suuresti ka tänu temale, et see tindi paigu ei ole ja ta alguses lahti. Suur tänu. Veli on minu õpilane. Jah, koolis ma polnud kõige parem, aga ja ega ta ei olnud ka lemmikõpetaja. Loosi auhindu võidab. Esimese koha sel aastal võitis kogu kaaluga 7 kilo 395 kilo Jan Veeret.